Nii, tere Jaan. Tere ise ka. Mis nüüd hakkab? See on see stekker või? See on nüüd stekker, jah. Ja mis see tähendab? See või? See on, kui sa ennem püüdsid nüüd lihtkäsiõngega, siis see on ka lihtkäsiõng, aga väike arendus on tehtud. Arendus on siis mis? Arendus on see, et sa suudad ujukit kontrollida vees ühes punktis. Et kui lihtkäsiõngega see võimalus puudub, siis sellega sa saad, ütleme nii, maksimaalne püügikaugus on tal 13 meetrit. Ja nii kaugelt sa saad püüda ujukit, hoiad täpselt ühe koha peal ja saad konksu sööta põhjas liigutada nii nagu kala tahab ja nagu ettekandja oled, saad aru restoranis, et see... Sa tead, mida kala tahab? Jah. Ta teab. Ei tea, kunagi ei tea seda, aga tuleb proovida. Ritv on siis 13 meetrit pikk. Jah. Ja see on see ridva osa, siit siis hakkad jätkama ja... Ei no koos jätkuga kõik lõpp on 13. Ja need on sul erinevad, mis nende nimi oli? Kitid. Kitid on siin valmis. Ja need on selleks, et kui sassi läheb või midagi. Ei no dubleerid või on, kas sa tahad jooksu peale, liikumise peale kala või tahad paigal hoides, siis paned raske ujuki, et kiire oleks vaata. Ja nikerdamise jaoks on erinevad testidega ujukid. Seal on need kotid, kuhu see stekker kokku käib. Kõik. Lapid sinna kokku ja see kott on umbes 2 meetrit pikk või? 20 äkki. Ja seda, et transportida on vaja juba midagi. Jah, iga mees hakkama ei saa. Ja, niimoodi, et lähen bussiga kalale. Ei, bussiga sa vist kalale ei lähe. No. Ja sul on see ka veel siin, see on nüüd korralik pukk. See on neist kõige suurem ja kõige uhkem. Ei ole, ta on tegelikult kõik sama, aga siin on alusplatvorm alla pandud, lihtsalt see tundub. Nii, siin on need, siis see, mis see? See on stopper, seda hakkame kohe panema. Nii kui sa puki peal istub, paneme stopperi käima. No see on selle jaoks, et me teaks, kunas pealt sööda. Sest täna me püüame siin särge, vimba, turba tuli. Siis ütleme nii, et niisuguse kalapüügil on oluline pealt söötmine õigel ajal. Siis selle jaoks on stopper. See annab ka märku, me täna piiksu peale ei pane, aga siin on võimalik intervallid peale paika panna. Viiderpüüdjad kasutavad seda väga tihti, õngitsed samamoodi. Laud samamoodi, siin on siis see... Siin on söödad sees. Tagavara. Siin on nüüd, see on baassööt meil siin. Ja, baassööt. See on muld baas ja see on... Segad peenema. See on niuke aktiivne vimmale, niuke spetsiaalne kohe sensase vimmasööt. Seda anname väikeste pallidena tavaliselt pealt, et kui aktiivsena, kui vimba palju on, siis see toimib ideaalselt. Laekast, ma vaatan, naks, kõik käib, enne. Naks. Ega sa ennem ütlesin, et siin mul midagi erilist ei ole. Vikat. Kõigest vikat. Mõned rakendused. Aga see on lahe siis. See on, tead milleks see on? No, pakuna, arva ära. Sa istud siin niimoodi, jalad tulevad siit, eks ole. See on siuke struktuurne. No milleks see on? Et siit tõstama on aru, aga... Ei, tõstmise jaoks teda üldse kasutada ei tohi. Ta hoiab siit seal kinni. Ei hoia. No, mis ta teeb? Istu pääle, kohe näitame. Istume siis laeva. Ära ta ei lagune. Nii. Tegelikult see aparaat on mõeldud sul selle jaoks, sest näiteks kui latikat püüad, siia ette läheb üks raam veel, pehme raam. Nii, see läheb siia. Et sa hoiad lihtsalt siin raami peal, latikas ei taha nagu mängimise peal. Täna sellel ponti pole, aga siin on niuke pehme tugevdusraam läheb, seda saad reguleerida siin. Ja siis ta jääbki sinna toetama. Saan aru. Ja kõige... Ma vist ei olegi näinud seda, et sul on taga seal need rollikud ka, kuna ritt on tõsiselt... No jah, seda ei saa. No nüüd tuli tuul ka, nüüd paneb korraliku katsumise annab meile. Lihtsalt on sellised asju ka vaja. No jah. Ja hindadest me muidugi ei räägi. Ei, ärme hindadest täna räägime. Aga need on kõik saadaval. Need on Salmos saadaval, kus juures. Võimalik tellida kõike. Poest otse ei saa, aga kellel on huvi, andku tuld. Okei, see vist on kõik väga edasi jõudnud. Ei, see on lihtne. See on tegelikult on ju asi väga lihtne. Korgiga püüdme, nagu lihtkäsi on. Ainuke asi, et on väike arendus on tehtud. Isegi näen siin akutrelli akut ja päris lihtne. Ma saan aru, tegelikult see on kõik mugav, see on selle sööda segamiseks. Jah. Aga see oli ka nagu see mikser. Ja, sööda jaoks. No ma olen loll nagu ma olen, ega ma ei häbene seda, et seda sööda mikserit ma nägin ka esimest korda. Ma tean segu on ju ja... Aga no vaata, kui mugav on teha, su käsitsime jälle, et ta läheb kohevaks.
on hea, nii mis me edasi teeme? No kalamees, vaata, ütle, mis on tegelikult kõik arendused on see, et inimene ei laiska, Jah, on ju? jah. Võimalikult lihtsalt saada. No, eks see on ka üks niisugune arendus. Jah, see näiteks, et see jäeta siia. No see on lihtne ja geniaalne. Muidu kus ta sul on? Ei no, kuhu sa paned, õhku ei pane. Mõnus, ilus, materjal on hea katsuda. Ma loodan, sa oled kõikide püügiviisidega kala täna kätte saanud. Jaa, latika. Tuleb esimene null ära. Ei, enne ma ei lähe siit kuhugi. No konksu sa oskad juba ise sinna panna. Konksu, jälle see imepisike konks. Ei ole, see on suurem natuke äkki. See on juba, see nähtamatu konks on juba natuke suurem. Toskaana juuksenõel. Nii, ma tean, siia tuleb panna valge ja punane vaheldumisi, umbes 4 tükki. Nii, Janek ütles mulle, et tuleb panna pea poolt või sellest paksemast poolt. Aga Mikk ütles, vahet pole. Mis sina ütled selle tõugu poolt? No nii ja naa, no. Mul nii nagu näppu satub. No tegelikult reaalselt, kuidas ta võib-olla konksu otsas elab kauem niimoodi. Aga jah, ega kui kala on aktiivne, siis ei ole vahet. Teadnud seal midagi otsas on. Kas siin on sul veel, sinul on 3 sorti? Ei no ühed on väiksed kärbsetõugud, need on pinkid veel. Mis asjad? Pinkid, väike kärbsetõugud. Ja kärbsetõugud, jah, väiksed. Need on, kui nendest kärbsed saavad, nad on nii ilusad. Niisugused neoon sinised niisugused. Nii, nüüd siis, aga... Mis ma teen? Nüüd paned lihtsalt vette, no. Lase lahti saama seal. Lihtsalt paned vette, no. Nüüd ma tulen siia poole. Läheb asi kontrolli alt välja. Nüüd pane ta tunde järgi siia sisse suru. Mitte väga kõvasti, katsume üle. Okei. Ja nüüd hakka kruttima, no. Lihtsalt lükkan edasi. Lükka. Seda ei saa ju visata, muidugi ei saa. No, mõni kõvem mees saab visata ka. Nii kaugel see on... Lase nüüd juba, ega sa ei pea nii kõrgelt hoidma vii, sest siis hakkab sassima. Viskad nii otse, lükka lihtsalt, pane hooga kohe. See on välja nüüd mõõdetud, et lõpuni välja ikka. Ja täpselt selle korgi all on nüüd söödapats ka. No. Nii, siit jääb üks käsi niimoodi hoidma, teine niimoodi ja niimoodi siis põhimõtteliselt kontrollid samamoodi ujukit. Näe, nüüd tuleb, vaata, sa saad ühe joone peal, vaata seal ujuk tuli ära, on ju. Siin sa kontrollid ujukit ühe joone peal. Kas hoiab paigal, lased allavoolu natukene. Kala võtab, laks. Väga kõvasti sellega ole vaakida nagu käsikaga. Ja see on okei, et see ritv puhkab mul siin jala peal. Jah. Muidugi on okei. Päev läheb ikka seda käes hoida. No... Küll on hämmastavalt kergem sellise juraka kohta. Ta on 890 grammi. Aga ikka, no jah. Aga ta on tasakaalus ja ta on jäike. Ta on tippklassi ritt ikkagist, et on ka üle kiloseid ritvasid, niisugused karbi omad ja need on nüüd raskemad. See on mõeldud, ongi niisuguse valge kalapüügiks rohkem. Aga see ujuk, jah, seisab tõesti ühe koha peal paigal. Ei, no seisab, aga nüüd sa tegelikult kala tahab ka natuke mängitamist, annad kaasa, ujuk läheb kaasa. Siin oli meil põhjast kingi, vahepeal ta oli nagu valevõttur ja siis jätad seisma niimoodi, paned selle konksu seal põhjas niimoodi nikerdad. No. Ja noh, täna on sellega saadud päeva suurim kala siin, et üks 1,5 kilone turb meil siin tuli. Päeva suurim kala on alles tulemas. No loodame. Kui suure turb kasvab siis? No kuni 3-ni. 3-ni? Jah, sest eelmine aasta, 3 aastat äkki tagasi Kostja siin sai võistluste käigus 2,5 kilose turva. Nüüd rahulikult, mitte nii kõvasti. Mul oli, kuule, sa räägid 3-kilosest turvast, et võta rahulikult, kui see kork vee alla kaob. See võimendab seda võttu, kui sa siit natuke tõstad, see ju tõuseb ju, koolis käisid, füüsikat õppisid ju. Jaa. No võt. Ja siis tuleb õudsal, rahulikult tuleb võtta. No mitte normaalselt. Normaalselt. Aga selle normaalsuse piiri ma ei oska öelda, vaata. Tunde järgi. Kalapükk on tegelikult ju tunnetamisküsimus kõik. Nojah, mul tunnetus... Ühe võttu nägid ära igal juhul. Jaa, aga tunnetus veel no võib-olla oli puudub.
sa võid lasta täitsa selle ridvapitsi sinna vastu vett. Niimoodi lased ujukil edasi ujuda, siis pidurdad ja niimoodi kogu aeg mängid. Sest seal nüüd kuskil jääb kingi kergelt põhja niuke. Ja niimoodi siis see kala vaatab seal, see tõuk seal mängib, siis ta võtab. See ongi nüüd selle püügiviisi eelis, et sa suudad ujukit. Sellega saab püüda ka väga kiirtes vooludes, kus üldse enam käsikad midagi püüda ei saa. Ja. Et siis sellega on võimalus veel sealt püüda. Et need ujukid võivad olla kuni seal 50 grammi raskused, niisugused suured lahmakad ikka korralikud. Ja järve peal samamoodi, ei pea ainult jää peal. Näed nüüd. Nii, sealt tuleb midagi. Tuleb jah. Tegelikult seal on meil söödaplats, sa võid lasta seda ujukit, lase meetermaad isegi sinnapoole, allapoole söödaplatsi. Suht okei nikerdamine on see, kui see ei ole võtta. See jääb põhja kinni. Kui sa nüüd pidurdad, tõuseb ta üles. Ja niimoodi lased jooksma, siis jätad seisma, pidurdad. Sest üldiselt on ta efektiivsem, kui käsikas alati on sellest suhtes. Aga täna on vool nii aeglane, siis täna püüab ka käsikaga väga hästi siin, et ei ole nagu väga... Sest ekri väga suured eelised ei tule nagu välja nendes tingimustes. Ja kui väga suur tuul on, siis on ka sellega parem püüda. Tema eesmärk ongi ujukit hoida ja kontrollida ja söötased mängitada. Ega tal muud ei ole. Sisuliselt, sul ei ole isegi kalapüügiluba vaja sellega püüdmiseks. Jah, no, see tundub sellise varustusega istud jõe ääres. Jah. Tundub just, et sellel oleks veel mingi ekstra kallis luba vaja. Aga ei ole. Ei ole, jah. No jah, hoiad selle pealt kokku ja ostad. Ei no, ma käin ikka rulliõngedega ka, ma pean ikkagist ostma. Ma püüan ka vahepeal viidriga. Ja. Siin eriti tõuk püsib ju konksu otsas hästi. Ootadki lihtsalt, sa ei pea. Viidriga oli see jäpmed kogu aeg. No siin sa saad, viidriga jääb konksul viskat, jääb ühte kohta lebama. Siin sa saad nüüd seda konksu lihtsalt serveerida kalale, Ta on suhteliselt mugav vöök, ikka rahulik. Ei pea palju tõmblema. Ei, no ikka peab. Kui sul ikka kala on ketis ja niimoodi, siis on... No seda ma ei ole veel. Siis sa pead selle, ma ei tea, kuidas selle kätte saab selle kala selle pikaga. Ei, no küll sa saad. Küll me siis ta välja võtame. Enne on ta sinna midagi otsa vaja saada. Ennem on vaja otsa saada. Praegu sai niisugune kõige toimivam rakendus, tinad asetus ka tekitatud. Aga see tinade asetus on teil kulme minu jaoks. No see tuleb katsetades sätitada. Eks mingi klassikaline rakendus on olemas, siis seda saad reguleerida vastavalt oludele. Et kuidas see lips ja kuidas see voolu tugevus ja kõik käituma hakkab. Pagan, ma nüüd tulin sealt ära. No võt. Seal hakkas tööle. Ma kardan, me peame ühe väikse pallikese panema siin. Paneme prooviks. Paneme, jah. Siin, sul oli see, mis selle nimi oli? See oli kupingkitt. Kupingkitt? Selleks võtan selle välja praegu. No selle pead välja tõmbama. Ja see on lihtsalt ketran siia taha. Ja, ketra siis vaata, et ta sinna taha rulliku peale läheb. Nii, nüüd läks. Nii, nüüd tuleb see jätkukoht siin, see koht siin. Seal võtan lahti? Siit võta lahti. See on see, jah. See ongi väljas. Tõugud sul seal ennem keegi võttis. Jädines on siin see kupatus, aga... No, panen uue ja siis söödame. Ei, ennem võta see... Söödame sisse. Ennem võtta ära. Ennem paneme, näed, siin on kohe niisugused peened asjad, niisugused kummid. Jah. Vaata siia konksu kohe taha. Jah. Väga mugav. Ma viskan ta ise selja taha. Ma pean vist söödapalli tahad ise teha või teen sulle valmis? Ei, ma tahan ise teha. Nii, paneme siia natuke midagi juurde ka. No siin on surnud tõuke natukene. Nii, ära väga suurt tee niuke. No lumesõda oled mänginud, no umbes midagi niukest. Hästi kõvasti pressi.
nüüd Sten tuli juba naerma kõrvale. Oota, mis siin nali on? Ei, midagi ei ole. Mingi jama siin võib tulla. No teeme üks läheb aia taha, teeme ühe vali veel. Üks läheb, mingi kupinkiti jama. Aga kui esimesega välja tuleb, siis on mingi preemia ka või? Ma ei tea. Nii. Loputa käed ära. Seal on kohe näed, vaata kohe näed. Ei pea vette minema. Jaa. Vaata, millel see on? Krevette süüakse ka nii, siis tuuakse. See või? Oli krevettidel vist. Nüüd pead käed hästi kuivaks tegema. Jaa. Muidu sul see ritt peab kätte kingi lihtsalt. Selle jaoks on muidu spetsiaalsed kindad söötmise jaoks. Et libiseks. Libesti ühesõnaga. Libesta. Nii, järgmine samm. Võta sealt Kupinkit. Võta see kuping, see jah. Nii, topi siis. Selled. Nii. Lükkada. See tagumine rullik ongi selle jaoks, et see söötmise jaoks. Niimoodi ta jookseb sul täpselt siia. Nüüd võtame pallike ja nüüd üritada täpselt sinna, kus me püüdsime sinna viia selle ridvaga. Vaikselt hakka minema. Midagi võib juhtuda. Ei juhtu midagi, vaikselt vaata taha. Praegu läheb nagu päris. Rahulikult. Nüüd tuleb nurk. Vaata sealt, kui maha hüppab. Siin oli see koht, kus ta ei, siin on veel neid kohtasid. On veel. Kusjuures tegelikult... Ära nii kõrgelegi tõsta, hoia niisugune enam-vähem alapool. Jama on, et see ritv on muuseas tulikuum. Eks nad lähevad kõik ritv. Päike tuli välja. Nii, sa ütlesid, et selleks on spetsiaalsed kindad. Nii, jah. Sul on käed libe. Nii, nüüd oota korra. Sööda kohta nii ja nüüd keera. Opa ja nüüd läks ühte punkti sööt. Jah, aga mõtle, kui sul on... Oota, ära, muidu tõmbad otsast ära. Nüüd. Nüüd niimoodi. Vaata taha. Vaata ette. Nüüd mõtlema. Nüüd vaata, et see taha rullib peale. Nii. Ma mõtlesin, mida ma mõtlema pean. Nii, nüüd läks. Teine veel. Teine veel, jah. Ja siis... Ei ole ju raske. Ära maha putista vahepeal palli ainult. Ai. Aga kingi püüdsin ju. Ja. Juba muutusin, ma tean küll, kuidas see käib. Vana kupinkiti as. No, kõige lootusetum ei ole, sest enamus need, kes esimest korda teevad, keerada maha nüüd sinna. Sest enamus kaotab palli poole tee peal ära. Sa ei kaotanud. Ma olen sündinud kupinkiti mees. Nii et kui te tahate tulla kupinkiti koolitusele... Nüüd läks liiale, aitab küll. Mõtle siit lahti. Siis minu juurde on veel vara ikkagi tulla. Läks liiale. Ja nüüd võta see sama, millega me püüdsime. Selle keskmisega sealt püüdsime. Sellega ja see. Mul on käed pikemad. Mul on enda järgi pandud. Ja sinna siis tõugud otsa ja läks jälle. See ritt veel. Niimoodi, ütleme ära kõik. Seal on see. Jah. No paneme nüüd käima. Söötsime, vaatame nüüd siis. See näitab kellaaega kõik, et see selles suhtes isegi kuupäeva näitab. Tead, millal koju minna. Naine ootab. Selles mõttes on see jällegi halb. Võib-olla segab natuke püüdmist. Et tegelikult jah, see kellaaja peale kalal käimine on alati hirmus, siis ma isegi olen ise pigem loobunud. Et ma tean, et ma pean, ma ei tea, 5 olema kuskil. Siis ei taha minna. No eks ta on jah. On niimoodi õrnalt kokku. Tunde järgi jah.
Kui see nüüd ära kukub, ega ta ei kuku, aga siis no, on halvasti. kukkunud. Aga on, jah. Ja ei noh, siis ei ole midagi, läheb ujumiseks. Oi, nüüd sul jäi kingi, nüüd on paha. Nüüd on paha. Nüüd läks liiga ette. Siin on mingid roikad, noh, nüüd tuleb jälle lahti võtta. Niisama ei saa. Lihtsalt tavaliselt me paneme niimoodi. Ja. Sest teinekord on ees, on ka niisugust rohtu palju, siis on see sisseviimisel ja teinekord kui aeglaselt, siis on see viidikas hakkab ka segama ja nüüd tuleb tuul ka. Noh, loodame, et midagi hakkab toimuma. Aha, tuul ikka täitsa. No ju, ega annab hoida, on ju. Mõjutab see. Kõige lihtsam on, kui see ridapits on vastu vett alati. Ja. Siis on ujub ka tundlikum. Ja. See... siin käivad kõik asjad siis nendest. Jätkudest kokku. See kupinkid ja, ka. Ja, see on lühemalt püüda. Tegelikult mul on üks vahejätk, saaks kaugemale panna veel, meetri saaks veel otsa panna. Aga siis ei tohi, võistlustel on piir 13 meetrit. Üle selle ei tohi, jah. Ja naistel on 11,5. No jah. Ja üldiselt nad mõõdavad ka võistlustel. No. Kas võistlustel on dopingu kontroll ka või? Ikka. On. Nii, ja mis see tähendab siis? No see tähendabki seda, nagu, et dopingut ei tohi kasutada. On keelatud aine, mida ei tohi kasutada. Kas siis sina enda sees või veespüügil? Ei, enda sees. Et sul ei tohi mingi... Veespüügil on ka elusale söödale tingimused, kogused ja mis on keelatud, mis lubatud ja kogused ja enda sees siis on jah, need igasugused reaktsiooni kiirendajad, mis on, neid ei tohi kasutada. On ka või? Ja. Reaktsiooni kiirendaja? No jah, et sa aitab sul reageerida kiiremini niisugused, noh. Oota, aga sa muidu tead, kus seda reaktsiooni kiirendajat saada? Ei, ma ei tea, ei ole vajadust olnud, ma ei tea. Ta ei tea, mis see reaktsiooni kiirendaja huvitav. No eks need keelatud ained on. Jah. Imelik. Niimoodi kohe, jah? Uskumatu. Kala võtab, ta on suht tundlik, ta ikka tõmbab kohe põhja selle ujuka, et jälle seal. Lase allapoole, praegu on vaata söödaplatsist tavaliselt kõige parem võtmiskoht on söödast meeter kaugemal. No loogiline. Jah, et see on allavoolu siis. Et sinna me kuskil söötsime, kus praegu ujuk on natuke ülesse poole. No ütleme, reaalselt võiks veel natukene pool meetrit meeter alla, siis sealt võiks midagi tulla. Nüüd jääb põhja kinni, see ei ole võtt. Kui sa hoidma jääd, siis ta need hüppas lahti põhjast. Et see alumine tina on põhjas, et see viimb üldiselt toitub ju põhjast, et siis Janek hakkas kogu aeg kangutama kogu ära. Jaa. Aga said latika vähemalt. Jaa. Sa teed kodus ise kalad ära, on ju? Leerid ja mellad ja... Ma teen, jah. Mis sina teed? Mina või? Mina lasen tagasi tavaliselt. Ei, latikat suitsetan vahest, aga vimba olen praadinud, marineerinud, kuivatanud, äkist teinud kõik, aga ma ei tea, noh, ei ole minu maitse. Püüdan teda lõbus, aga... Mul on üks uus plaan tänased mõned viimad ma siit koju viin. Ja ma tahan ära proovida, ma olen sellest lugenud ja kuulnud, ma tahan ikkagi ära fileerida, need fileed soola panna ja siis panna sinna väike kuivati on mul, noh, kus saab õunu kuivatada. Et noh, sellised ribad, et ta öö läbi seal siis. Vinnutatud. Nojah, huvitav sellest võiks tulla selline. Ennem tuleb hind kätte saada. Mul 2 tükki on, üks latikas. Latikas on ka kusjuures väga hea vinnutatud. Ja ma ei ole teinud, jah. Aga ma olen vinnutanud seda vimmafileed, jah, see läheb jumala ruttu. Ühele poole jätad selle soomuse külge ja mingi 10 päevaga on valmis. Stenil tuli üldse võttu näinud, et hakkame välja panema, ma ei tea, mis me pidime tegema. Just samal ajal võttis kumbki vaadanud korki või otsas lihtsalt.
täitsa müstikana. Ega tuul mõjutab kõvasti. Jaa. Selle viga on jah, et aga samas sellega veel tuulega püüab ära. Sellepärast ongi, nüüd on, muidu on lühem lipsek, kui on pikk tuul, siis on, et ujubki see, et vaheline tamiili jupp on nagu pikem. Niisugune meetrine siis on. Huvitav on siis, kui kala otsas on. Jah, ja videodes sa näed ka alati seda osa, kui kala otsas on. Jah, see kõik petavad tegelikult, on ju? Raudselt. Vehivad ja siis sa vaatad neid videos ja siis lähed ka oi. Vend on võib-olla nädal aega istunud, saanud 10 latikat kätte, päevas üks ja siis. Ja mulje on selline, et tunni aega oleks saanud. Ja need tunnid jah, mis niisama siin istud. No see ei ole niisama. Ja pilte tehaks ka, tead seda, et see käed ette vaatas. Jaa, seda ma tean. See jah, et siis on kalad suured. Ometi nagu, aga janakult on ikka vaid. No nüüd on pots. Ei ole ju. Oli ja otsa jäänud lihtsalt. Kui üle vaatame, äkki on mingi tõukudega on jama seal. Jaan on rohkem ärevil kui mina. Äkki on vaja teine lips panna. Äkki on konksnüüri või midagi. Need on mitu võttu järjest, on jäänud otsana. Okei, vaatame siis üle. Vaatame üle, jah. Vaatame siis üle, kuidas ülevaatamine käib. Ülevaatamine käib. Ma arvan, ma panen uue lipsu. Lähen korra alt läbi. Panen uue lipsu otsana. Näe jah, ära kakkunud see. Nii paneme selle konks otsa. See on korralikult ära katkutud. Mina muidugi sellest aru ei saa, aga no eks proff ütleb. Välja venitatud ja no, vaatan ära. See on... Siin on kakutud välja venitatud tõugud. Näed. Ja ennem oli neid otsas ju. Võib-olla oli 4 ka. No, jah, see on nii. Nii lihtsalt läheb uus lips otsa ja terava konksuga jälle ja meil on ühtemoodi riided, aga mul on ka täpselt samasugune naksaja ja see oli temal ka. Nii et ma olen ka kunagi õige ostu teinud. Kõiki värvist siplevad, möllavad. Pane ta lihtsalt. Nii, nagu päris. Jaa. Õnneks, et siin viidikas ei sega. Muidu oleks väga tüütu. Nii. No nüüd jäi. Oi, nüüd ära tõsta, hakka nüüd kiiresti taha veeda venima. Vea taha. No. Nüüd ära lase kummi, vaata, näen nüüd. Jaa. Vaata, kumm venib, venita. Kumm ka või? Venita kummi. Nii, nüüd võta jätkust lahti. Kahv on mul teispool. Nüüd võta teise kätte kahv juba. Nüüd hakka vaikselt seal. Vaata jälgid seda kummi, vaata siis. Oi. Turb. Lihtsalt selle rida siia ära panna. Siis. Nii. See läks siia. See läheb sinna. Pole midagi lihtsamat kui turvapüük. Jaa, ilus. Ootame, võtame see kahvasid eest ära. Oi, kornalt kinni. Jah, oleks sa veel kummi natuke kui suurem, aga kala ikkagist. Nüüd on kõigi püügiviisidega käsi valge. Stekkeriga olen kala saanud, fiidriga,
no lihtkäsiõngega on vist kõik saanud, kes vähegi on püüdud, vähemalt lapsena. Aga ma ei tea, kas tänapäeval enam lapsed püüavad lihtkäsiõngega. Püüavad ikka. Vanasti oli see ainuke pajuoks jääne. Kusjuures päris populaarne on lastel, et kõik lapsed hakkavad selle lihtkäsiõngega. Aga spinningumehi on palju juurde tulnud. Jaa, on. Kõike on, ma ütlen, see Pärnu jõgi on hullumaja. On. Vanasti on, ma mäletan aega, kui on seal praktiliselt sügisel mitte ühte paati. Ei olnud, jah. Ja ei teagi, kas nüüd on kala tekkinud sinna järsku või kala on kogu aeg olnud. Või on lihtsalt neid mehi nii palju tekkinud või noh, mitte mehi, aga püüdjaid. Mis sa ütled selle peale? Ma ei tea, ma ei ole väga... Sügisel korra käin ahvenat püüdmas, aga kala tuleb hästi. Normi saab praktiliselt alati täis. No. Nüüd ju tõmmati norme kalla ju, tead seda? Ahvena kilo ja neid. Jah. Käed ma pean ikkagi puhtaks tegema. Ei pea. Ei pea või? Ei pea, näe, milline mul see on limakoll. See on kõik seal limaga. No, mille kohta sa ütlesid, millal käed peab... Söötmise aeg, siis see on, et ta king... selle söötmise aeg. Ja, muidu ta haakub sul kingina. No ega see praegu ka, sa tunned kohe, vaata, kui sul käed märjad on. Kui sa nüüd uuesti sisse viid, siis tunned kohe. Loodame, et päev läheb õnneks. No. Isegi kõik asjad on siiamaani veel tervena olnud. See tool ütles seal vahepeal, ma ei suuda. Hooga kohe. Vaata, kui sa niukseid jääd niimoodi venitama, siis kumlev lõdvaks, siis ta läheb ära. No. Konksu vinge ära. No. Noh, ära saa päris loopima hakka. Me igaks üks ei hakka, jah. Näe, seda kalaliike sul veel ei olnud. Särg. Nurg. Nurg. Muidugi nurg. Seal Pärnus olid need nurud küll vanasti ka jube suured. On. Nii, see kaua oodatud päev jõudis lõpule. Kuidas on muljed, et esmapilgul? Muljed on sellised, et lõpule jõudis ta liiga vara, kuigi kala ikkagi oli. Mina oleks võinud veel püüda, aga noh, ma saan aru, te olete hommikul kella 6 juba siin. Aga ma sain hamba verele ja ma olen väga õnnelik, et mind kutsusite. Nii, kuidas siis oli? Fiidripüük. Igal asjal on muidugi omad eelised ja omad miinused, nagu kõigil asjadel siin. Fiidripüük oli väga lahe. Saladuskattel võin öelda, et mulle komplekteeriti ka üks fiiderõng. See on selles mõttes kõige lihtsam. Paned autosse, sõidad kohale, väga palju ei ole asju vaja, söödad kokku segada, naks, aga kogu aeg peab mässama. Aga no laias astus toimib, seepärast sinna eemal on tonkamehed. Minu arust nad ei ole ühtegi saanud. Siis see stekkerõng, ma arvan, et see on siis, kui ma pensionile jään. Siis, kui on aega ja siis kõik see varustus endal kokku panna ja aru saada, mis sul vaja on. Muidugi see püük oli lihtne, tõesti see ujuk seisab seal ühe koha peal paigal ja sai ka väärilise lõpupaugu. Jah, viimane oli see... Et jah, aga mul see natuke keeruline, see kõik on nii suur ja uhke varustus, need rullikud ja värgid. Aga noh, kui see lõpuks see kork on seal õige koha peal, aga et see sinna õige koha peale saada, siis see on natuke minu jaoks liiga ulme ja kosmos. See on selline pensionivärk. No sul on hea töökoht, sul on aega tegeleda sellega. No ei ole aega. Ja siis lihtkäsi õngega, see ongi kõige lihtsam. Ja ka toimis. Ja kõige paremini toimis veel. Jah, siin kohas toimis see kõige paremini on. Et kui see ikkagi ridva otsas on see, siis on nagu mõnus. No. Siis jah, fiidriga kerita välja, sa ei tunne nii palju seda mängu kui selle ridvaga, mis on lookas. Ja see on nagu selles mõttes võib-olla kõige adreka rohkem püük on selle lihtkäsi õngega. See stekker on kõige pikem ja sa ei saa ketrad hoopis, kalaketrad nii pidi välja, no täitsa uus liigutus. Niimoodi ikka võetakse kala välja, mitte niimoodi. Aga nüüd said järgi proovida kõik asjad. Ja. Mul on tänulik ägedad riided hingavad. Tõesti, sa ütlesid, et traksid on lahedad. Mul on kogu aeg see jama, et ka venivad õlgade pealt maha. Et siin on see
libisemis näts all, et see ei libise kuhugi. Mõnus, ma nüüd järgmine kord testin veel neid mere peal või kuskil. Ma olen väga tänulik, et te mind kutsusite ja õpetasite. Ma arvan, ma sain hulga teadmisi juurde ja nägin asju, mida ma polnud näinud ka. Ja ma arvan, teie ka nägite uusi asju, uusi nippe ja nii edasi. Ikka. Ja. Ma ei tea, kas sa nägid ka midagi uut? Amatööre nägin täna hästi palju. Vaikus. Aga amatööre on ka tore vaadata. Jaa, kõige parem on tegelikult see esimene alati on õngitsemise puhul ongi see esimene arengüppe on alati kõige suurem. Siis hakkab vaikselt minema. Et kui sa need baasteadmised selgeks teed, siis on juba rohkem kui pool isegi prakim. Jah, ongi. Nii et äge ajaviide on see. Kalapüük on üldse äge. Oled looduses, ma ei tea, oled sõpradega, me enamus vabastame siin, mõne võtame, tüübid elavad edasi. Siuke nagu saab koju minna, et päev on korda läinud, et homme jälle tööle minna. Võlt nii, ma ei tea. Jaa, ei, kihvt. Kell on 7 hommikul, täna on emadepäev ja sellepärast ma panen endale isegi natuke lõhna peal. Aga mind kutsuti Soomaale Raudna jõe äärde kalale ja öeldi, et ära mitte midagi kaasa võta, püüame vimba. Ma paningi siis endale lõhna peale ja lähen 2 kätt taskus ja laps küpsetas juba emale pirukaid.